Tere! Mina olen Diana Poudel ja mul tekkis üks idee. Nimelt selle kuu lõpus, oktoobri lõpus, tegelikult juba poole oktoobri pealt, hakkab pihta üks väga lahe üritus, nimelt koodinädal, mis on mõeldud selleks, et veidikene promoda sellist digipädevuste õppimist, programmeerimise õppimist ja nii edasi. See on teema, mille pärast ma olen pidevalt ja kogu aeg mures. Hallid karvad hakkavad juba selle pärast tekkima, kuna ütleme nii, et 2024 meil kahjuks ei ole kõikides koolides ikka veel programmeerimise õpet. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga see selleks. Igastahes üks võimalus ongi nüüd koodinädala raames, kas õpetajatel endil või lapsevanematel minna ja teha lastele vähemalt üks kooditund, et anda mingi esmane aimdus, mida see programmeerimine tähendab. Ja pean ütlema, et minu jaoks on see kooditund väga nostalgiline mälestus selleks, et ma ei teagi, 12 aastat tagasi või mis iganes, iidne ajalugu, oli tegelikult kooditund esimene selline aktsioon, mille raames ma läksin kooli tundi andma. Tol ajal ma üldse ei mõelnud, et ma võiks haridusega niimoodi igapäevaselt seotud olla. Aga see kooditunni andmine ja see lastega see eduelamus ja see näha, kui rõõmsad nad olid, ma arvan, et see on üks põhjus, miks ma nüüd tegelen peaaegu igapäevaselt siin digi- ja meediapädevuste arendamisega. Ehk siis ma arvan, et igal lapsevanemal, kel vähegi julgust on, kus programmeerimisoskus ei ole kohustuslik, minge ja tehke see üks külalistund koolis ära. See on teile tore, see on lastele tore ja ka õpetaja on tänulik. Või kui sa oled õpetaja, kui sa seda videot vaatad, siis keegi ei keela ka ise seda tundi teha, kui ükski aktiivne lapsevanem ei anna endast märku. Muidugi võib ka anda lingi sellele videole lapsevanemate listi ja loota, et äkki keegi ärkab. Aga anyway. Aga millest ma siis rääkida tahaks, ongi, et kuidas teha selle kooditund, mida ma olen ise tegelikult teinud päris palju kordi. Ja huvitav on see, et see on seesama, millega ma kunagi alustasin ja mul on taga nostalgilised tunded, et viimane kord ma tegin vist selle aasta veebruaris seda kooditundi. Ja ta ei ole 12 aastaga üldse halvaks läinud, siis ma tegingi teises klassis siin Nõmmel tegin. Ja noored olid nii vaimustatud, nad kõige rohkem olid pettunud siis, kui selgus, et nende 2 tunni pikkune tund on läbi ja nüüd ma päriselt mõtlen, et nad peaks koju minema, et nii õnnetuid lapsi koju minekul polegi enne näinud. Okei, aga mida tähendab kooditund? Kooditund on see, et sa võtad ühe töövahendi internetist ja antud juhul on töövahendiks Minecraft Adventure. Nii, sorry, kui ma vahepeal veidikene siin segast võib-olla räägin seks, et ma teen selle ühe hooga ära video. Muidu jääbki see video tegemata, ma juba mõtlen mitu nädalat. Nii, aga okei. Mida läheb vaja üldse ühe kooditunni läbiviimiseks? Ühe kooditunni läbiviimiseks läheb vaja arvuteid. Ideaalis võiks olla arvutiklassis, see on kõige mugavam. Kui koolis nüüd arvutiklassi ei ole, siis võib ka, nüüd ma olen segaduses, nii, et võib ka näiteks tahvelarvutit kasutada ja muidugi nad peavad olema internetis. Sest kui nad internetis ei ole, siis on suur jama. Nii, mida veel võiks vaja minna? Vähemalt ühte õpetajat, aga kui te lähete esimest korda tegema, ma soovitan, et üks teeb tundi ja üks haldab lapsi. Sest mõnes klassis ei ole seda vaja. Mõnes klassis on noored kõik väga tublid, viksid, viisakad, ei ürita vahepeal pugeda laua alla ega midagi muud teha. Aga mõnes klassis ei ole ja seda on väga raske ette teada, kui klass võõras on. Seega külalistundi ongi jube mugav anda, et sina annad nagu ainult sisu ja siis klassijuhataja või kes iganes hoiab noori natukene kontrolli all. Ja pikkus nüüd sõltub. Ma olen neid selle materjaliga teinud tunde alates teisest klassist kuni 8. klassini. 8. klass teeb 45 minutiga ära ja igavlevad veel natuke lõpus ka. Samal ajal teise klassi jaoks on ilmselgelt 45 minutit vähe, sest neil võtab kauem aega arusaamine ja isegi 90 minutiga ma ütleks, et võib-olla 1/3 klassist jõudis kõik edukad lõpuni, ülejäänud jõudsid lõpupoole, aga see ei olegi oluline, kuna seda saavad nad kodus edasi teha, keda huvitama hakkab. Aga jah, et 5. klassis, nii ja naa, võib teha 45 minutit, võib teha 90, et kuidas on. Nii. Ja kui sa oled lapsevanem, siis
siis kirjuta õpetajale, et sooviksid kooditundi läbi viia. Näiteks viimase kooditunni ma viisin nii läbi, et tegelikult ma kinkisin selle oma vennapojale nii-öelda sünnipäevaks, et ma kooditunni, siis suhtlesin klassijuhatajaga, et tahaks tulla hirmsasti teie klassi ühte tundi tegema. Ja siis tuleb leppida kokku tunni toimumise aeg, kuid ideaalis võiks enne kokku saada. Kui see on võõras kool, võõras klass, näiteks minu jaoks oli see kool väga võõras, enda laste kooli, kus nad käisid, seal ma enam-vähem teadsin, mis seal klassis on, mis seal artiklassis on ja nii edasi. Aga antud juhul oli kool võõras ja siis ma käisingi varem kohal ja see oli hea. Me lugesime tahvelarvutid üle, selgus, et neid ei ole piisavalt palju, siis ma teadsin, et tuleb mõned kaasa haarata kodus, mis mul on nutiseadmed, et saaks teha. Ja samuti tasub alati rääkida noorte eripärad, et näiteks mõnes klassis võib olla muukeelseid noori, kelle jaoks võib-olla on kasulik, kui korraks saab rääkida, kuigi see Minecrafti kooditunni läbiviimisel on see võlu, et seda võib valida väga erinevaid keeli. Ma olen ise viinud läbi klassis, kus just tuli üks muukeelne õpilane ja kuna tema sai seda teha nii-öelda oma emakeeles, siis temal oli just hästi tore, et ta sai teistega samas tempos midagi teha. Aga sellised eripärad tasub enne läbi rääkida. Ja kui te olete eriti julges tujus ja siis pange ka enda üritus CodeWeek.eu kaardile, sest see on see üritus, mille raames nüüd tahakski neid asju korraldada. Ja kindlasti andke noortele teada eelnevalt, et tund toimub. Et nii selleks, et need, kes eriti sellised progemishuvilised on, saaksid esimese ventilatsiooni enne tundi ära teha suurest rõõmust. Kui ka selleks, et võib-olla noored, kelle jaoks progemine on täiesti võõras, saaksid oma vaimu valmis panna. Et ei maksa minna klassi öelda, hakkame progema, kui peaks samal ajal olema, ma ei tea, tööõpetuse matemaatika. Et andke neile teada, mina näiteks tegingi sellise väikese plakati, mille siis õpetaja sai saata klassi vanematele õpilastele, et millal, kus ja nii edasi. Tunni alguses leppige kokku reeglid. Reeglid, ega need reeglid võivad sõltuda klassis, sõltuda koolis. Näiteks üks reegel, mis minul kooditunniga on, et igaüks võib teha omas tempos, kuid peavad arvestama sellega, et kui nad on teistest väga palju ees, siis ei maksa väga loota, et ma lähen ja juhendan neid nii-öelda individuaalselt, vaid klass peab ühtlases tempos, ütleme edasi minema ja vastavalt sellele näitan ka suurel ekraanil, kuidas seda teha. Siis on ka see, et võib koos pinginaabriga arutada. See minu meelest igasugune progemine on tegelikult tiimitöö ja mõistliku hääle tämbriga ja tooniga pinginaabriga arutada on täiesti okei kooditunnis. Heli peab seadmel maha kirjutada, te näete seda, miks. Aga uskuge mind, ei taha alustada tundi, et nad lähevad lehele ja siis kõigil on heli peal, sest see tuleb väga kakofoonia. Ei tohi karjuda ja klassis ringi joosta. See võib tunduda nii tavapärane, et nad ei teegi seda, nad ju teavad. Aga asi on see, et see kooditund paljude jaoks ja eriti võib-olla mõningate noormeeste jaoks, stereotüübid, aga tavaliselt kipuvad nemad ringi hirmsasti jooksma, on see, et nad on nii excited seal oma eduelamusest või mis iganes ja nende sõber on kuskil klassi teises nurgas ja nad hirmsasti tahavad joosta vaatama, mis nad teevad. Et ringi jooksmine pole siiski okei, et see on ikkagi koolitund. Ja karjumine ka ei ole. Ja muud reeglid, mis iganes, igas koolis omad reeglid selles suhtes, et mõelge lihtsalt korraks enne tundi, mis reeglid võiksid olla. Nii. Ja siis hakkab see põnevam osa peale. Ja nüüd teemegi nii, et äkki, oota, ma teen ennast väikeseks ja pildi suureks. Nii, mind ei ole vaja vaadata. Nägite mind piisavalt palju. Ja põhimõtteliselt pange see link, ma panen selle siia YouTube'i alla ka, et code.org/ Minecraft ja sealt leiate põhimõtteliselt 4 Minecrafti progemismängu. Mina olen teinud seni Adventure'i peal, võib-olla ma pean nüüd natukene skoopi laiendama, mul just mõtlen, aga siin on ka olemas lesson plan, kui te tahate, aga see ei ole nii oluline, et võt pigem on get started. Ja mis siis juhtub? Juhtub see, et avaneb selline video ja selle video pärast ma ütlengi, et palun pange heli maha,
selleks, et mõnes kohas on veel autoplay peal ja siis hakkavad need kõik videod eri ajal mängima ja ärge nähke vaeva selle video vaatamisega koos klassis. Samas, kui te tahate ise, ütleme enesekindluse tõstmiseks läbi harjutada mängu, siis miks mitte vaadata videot ka ära, need ei ole väga pikad. Nii, nüüd on see, et valige tegelane, tavaliselt poisid tahavad olla Steve ja tüdrukud Alex. No, ma olen ka Alex siis. Nii, okei. Ja mul on ikkagi heli, oodake. Nii, okei, ma loodan, et nägite. Ja nüüd on, oota, ma olen väga vales kohas iseendaga. Kus oleks parem mul olla? Kas mul oleks parem siin olla? Okei, ma olen praegu siin, vaatame, kui ma millegile ette jään. Et siin on programmi proovimiseks vajuta nuppu käivita, on ju. Ja teine käsk liigu edasi, et jõuda lambani. Et see on hästi oluline. Siin panevad kõik noored, ma võin öelda, olgu kinni ja siis küsivad, mida nad tegema peavad. Siin tulebki toonitada, et väga oluline on lugeda alguses ülesanne ära. Et lisa teine käsk, liigu edasi, et jõuda lambani. Käsud on siin nurgas ja näete, venitan ta siia ja näed, minu tegelane on siin, 1, 2 ja lammas on siin. Põhimõtteliselt peaks jõudma, katsetame. Jõudis lambani ja näed, siin üleval on ka see ilusasti olemas. Mõistatus on lahendatud, tubli, kirjutasin just 2 rida koodi. Nii lihtne see progemine ongi. Te kartsite mõni siin kindlasti on ju. Ei ole hullu miskit. Nii, lähme nüüd. Oota, miks ta edasi läinud? Ma vist panin vale. Kui kogemata paned selle nii-öelda ei liigu edasi, siis saab siit järgmisest mummust minna edasi. Ja kui te mumme vaatate, siis hästi oluline on tähele panna ka seda, et mummud on kas rohelised või on nad nii-öelda rohelise ringiga, aga seest ei ole roheline. Ma kohe tekitan teile ühe. Nii, puit on väga oluline. Kõnni puuni ja kasutada purusta plokk käsku. Näed, ma panen kohe liigu edasi, liigu edasi, liigu edasi ja purusta plokk. Nii, vaatame, mis juhtub. Näed, liigub edasi, liigub edasi, liigub edasi, purustab ploki. Ehk siis ma täitsin missiooni ära, aga olgem ausalt, et 1 käsk oli mul seal üleliia, ma ei oleks pidanud selle puuga seal maadlema. Ja kui te nüüd vaatate seda mummu mul seal üleval, nii, näete, siis see mumm on heleroheline ja see tähendab seda automaatselt, et ma ei teinud optimaalset koodi. Mina olen tavaliselt noortel mitte hakanud tunni alguses rääkima optimaalsest koodist, aga kes liiga kiiresti lõppu saab, siis ma neil olen lasknud minna, siis saab tagasi minna nende mummude peale ja proovida teha nii-öelda korraliku koodiga asi ära. Nii, aga me oleme 3. levelil. Siin, mis siis tuleb? Aeg lambaid pügada. Põhimõtteliselt liigu edasi, püga lammast. Nüüd ma pean pöörama paremale. Tegelikult, kui ma võtan ka vasakule, ma saan siin ka veel muuta vasakule paremale. Siis ma liigun ühe võrra veel edasi ja pügan. Nii, aga nüüd siin tavaliselt, mis hakkab noortel juhtuma, on see, et midagi on nii. Ja siis nad käivitavad. Nii, pügasid ära, aga nüüd midagi ei juhtu. Mis ma teen? See tähendab, et lihtsalt pane siia, et nad peavad ühendatud olema. Kui programm ei ole ühendatud antud puhul, siis sellisel juhul programm ei toimi. Nii, proovime. Taastame nüüd olukorra ja vaatame, kas nüüd, kus programm on kokku kirjutatud, hakkab mul asi toimima paremini. Nii, kas ma saan suuremaks ka teha? Ma vaatan korraks. Nii, näed, 6 rida koodi ja nii. Ja praegu mina teen seda hästi kiiresti ja see tundub, et läheb jube kiiresti, aga uskuge mind, lastel läheb kauem. Kui te proovite ka ise teha, võib-olla ongi praegu hea moment, et pange see video kinni ja proovige ise teha ja siis, kui te hätta jääte, siis vaadake, mis minul on. Nii, aga nüüd on päikese loomist maja ehitada. Maja tegemiseks on vaja palju puitu. Nii,
Nüüd on oluline aru saada, kuhu ma jõuan. Selleks on üks võimalik, et mingi osa koodist on tehtud, seega ma vaatan, mida see koodi osa ära teeb. Nii on kõige lihtsam. Muidugi võib ka lugeda koodi, aga seda, ütleme, et see ei pruugi nii hästi minna, kui pole harjunud koodi lugema. Nii, purustan ploki, pööran vasakule. Jep, mul on siin ja siis ma liigun jälle edasi 3 korda. Väga tüütu, kui mul oleks kordused, ma saaks juba teha paremini, aga kordused tulevad. Alguses peame õppima, kuidas on pikk ja piinarikas koodi teha. Ja minul on nii, et üldiselt ma lasen noortel ise teha, see asi on ekraani peal ja siis, kui noored on, et enam-vähem märku andnud, et nad on sellest levelist edasi, siis ma teen ekraani peal ka selle asja läbi. Ja kui mõni jääb väga hätta ja mõni on maha jäänud, siis ma panen nii-öelda talle spikriks selle ekraani peale. Aga ma kunagi ei ole esimene, kes teeb ära, ma olen alati viimane, nii-öelda see ankur seal lõpus. Nii, taastame ja käivitame. Nii, vaatame, kas läheb. Läks ja nüüd uuesti vasakule. Voh, tehtud. Nii, ja nüüd tuleb kohe järgmine level, number 5, jätkame. Nii. Jälle tuleb video ja nüüd on selline asi, iga maja algab seinast, ehita oma maja esimene osa ja pannes kordusse, tsüklisse, käsutaseta ja liigu edasi. Ja see on see koht, kus noortel tavaliselt nad ei saa aru, kuidas on kordus. Ja tihti on nii, et nad panevad kordusesse liigu edasi ja siis, no ma ei tea, asetame, mulle meeldivad tammelauad, asetame tammelauad. Nii. Ja mis siis juhtub, kui ma selle koodi käivitan, see on noortel väga tüüpiline. Nii, näed, ma liikusin edasi enne, kui ma asetasin ja see tähendab, et esimene asi jäi mul tegemata. See tähendab seda, et ma peaksin tõstma selle siia ette, et ma alustan tammelaudade panekust ja siis astun edasi. See for loogika võtab aega, aga see ongi see, et me ei pea kirjutama 8 plokki, me saame põhimõtteliselt 2 plokki pluss siis see 1 kordus. Et see on väga oluline seda loogikat tajuda, et me saame mingeid asju nii-öelda funktsioonidena juba teha. Nii, on täiesti õnnelik ja lähme järgmise juurde. Nii, nüüd vist tuli see ülesanne, kus sai valida 3 ja see on see. Need, kes esimesena ette tormavad, las teevad, mida tahavad, aga kui kogu klass on jõudnud siia, siis see, kes ei ole veel ette jõudnud, siis soovitan alati valida lihtne. See keeruline on kindlasti põnevam, aga ütleme, et võib teha keerulise see, kes oskab, aga õpetada tuleb lihtsalt alguses. Sest näed, siin on, et liigu 3 korda, on see pööra paremale, järelikult on näoga sinna suunas. Nüüd tuleb panna mul järgmine kordusplokk korda. Ja siis on see, et liigu edasi. Ja no olgu, jääme siis kaselaudade juurde. Ja mitu korda ta siin peab, 1, 2, 3. Ja siis on jälle pööra paremale. Ja tegelikult on võimalik seda teha ka topeltkordusega. Aga ärge seda kohe proovige. Las nad teevadki nii, et nad õpivad seda kordust rahulikult ja teevad pikema koodi. Selleks, et muidu nad ei õpi, muidu on liiga palju uut infot. Et liigu edasi, aseta kaselauad. Nii. Ja nüüd on veel pööra paremale. Ja nüüd tuleb 2 korda. Kus see kordus on? Korda 2 korda. 2 korda teha on liigu edasi. Ja aseta kaselauad. Vaatame, kas mul nüüd toimis see. Nii. Ja see on ka täiesti okei, kui te ise näiteks, kui te ei ole seda asja enne teinud ja te jääte seal tahvli peal mingi loogika kätte, siis arutage lihtsalt koos noortega.
et võib ka kohe tunni alguses öelda, et mina ei ole programmeerija, ma tulin tundi tegema. Üks hull tädi internetis soovitas, et tulen programmeerimist õpetama, mis iganes ja õppige koos, sest see ei ole üldse halb, kui lapsed aitavad teid. Et tegelikult minu meelest digipädevusi me peakski õppima nii, et noored aitavad meid, meie aitame noori ja koos saame kõik targemaks. Nii, kas ma ei vajutanud jälle jätka? Okei, see video ikka vajutasin. Sait on aeglane. Üldiselt see sait töötab hästi. Alati tasub ette mõelda, külma taimed mõlemale poole vett, et sa hiljem nälga ei jääks, näed. Põhimõtteliselt kordan 6 korda, istuta vili, liigu edasi, nii. Ja siis ma jõuan siia, pööran paremale, liigun edasi, see, et ma oskan neid juba enam-vähem niimoodi joo pealt teha, ärge laske üldse heidutada, nagu ma ütlen, ma olen 12 aastat. Okei, võib-olla ma viimastel aastatel 1 või 2 tundi teinud aastas, aga ütleme nii, et eks ma olen harjutanud selle asja tegemisega. Ja siin tavaliselt tekibki see, et näiteks pööra paremale, et kui siin on istuta vili, liigu edasi, siis kui siin tuleb panna liigu edasi ja istuta vili. Ehk siis teistpidi loogika. Ja siin on, see juba läheb natuke ka enda jaoks segaseks, aga siis koos noortega ärge minge jumala eest paanikasse. Alati käivitage programm, vaadake kuhumaani ta jõuab, kus ta teeb vea, sest siin, kui programm liigub, te näete ka paremalt kohe, et kui palju kus maal ta on, mis käsku ta kasutab. Et selles osas nii, nüüd tulevad Creeperid mängu. Okei, nüüd õpetajatele, lapsevanematele selgituseks. Creeperid on siis need hirmsad kollid Minecraftis, kes pimedas välja tulevad, nende eest tuleb varjuda kuhugi majja ja nendega kindlasti ei tohi kokku põrgata. Ja siin on näiteks Creeperite teened on tegelikult üks asi, mis minul on tihti probleem see mängu, ma ei saa aru, kus pool on mul tegelane näoga, siis ma panen ühe käigu. Liigu edasi, käivitan, ahaa, ta on hoopis sinnapoole. Nii et me alustame käsuga pööra vasakule, liigu edasi, on ju. Nüüd pööra paremale, liigu edasi, pööra vasakule, liigu edasi. Oota, nüüd ma pean ise ka, näete, ma enam ei suuda, kuhu ma jõudsin. Nii, Creeperist mööda, läksin sinna ja nüüd on uuesti pöörab parema ja liigu edasi. Ja näete, nüüd tuleb see viimane 4 käsku, tuleb täpselt samamoodi, nagu ta oli. Nii, et ma tahan hoopis teha sellist asja ja mõtle, kuidas ma sain seda plokki võtta. Oota, kas ma sain, ma pidin siit lihtsalt võtma, kus katkestan ja näed, ma saan siit ja 2 korda korrata, ma saan kordust ka kasutada. Nii, ja siis ma pean vähem. Nii. Aga need nipid ja trikid ei olnud mul ka esimene tund selged. Ma ütlen, see tuleb aja jooksul ja see on täiesti okei koos pusida. Veel kord kordan, pusige koos. Alati on klassis, sest mul isegi teises klassis oli täiesti neid, kes suutsid need kõik asjad iseseisvalt ära teha. Noortel tegelikult see progemisannet on rohkem kui rubla eest, ütleme nii. Ja mul on nii kahju, et nendele noortele me ei anna väljundit. Ja noored, jah, et korraks reklaamipaus ka. Vabandust, reklaamipausi peab tegema lisaks sellele, et kui teile mu video meeldib, siis likeige ja jälgige mu kanalit, blablabla. Okei, ma tegelikult tavaliselt, aga mis on päris reklaamipaus, on see, et mul nime all on ka ja see link, et siin on tehtud üks sait, kus põhimõtteliselt on kõik erinevad põnevad võistlused, üritused tehnikahuvilistele noortele. Siin on mõned lingid, kus nad ise saavad õppida, kaasa arvatud Hour of Code'i link, näete, ja mõned õpikud ja asjad, et kui teil koolis ei ole informaatikat, eriti see nüüd lapsevanematele, siis palun leidke, kui lapsele meeldib see kooditund, et leidke talle võimalus. Sest ma ütlen, et noored on andekad ja me lihtsalt
võiksime neid suunata selle, kuidas ma ütlen, tuima tarbija rollist, mida nad internetis enamik ajast on, nii-öelda selle looja rolli, et nad õpiks progemine ju aitab arendada mattloogikat, aitab lahendada igasugust probleemide lahendamisoskust, robootika, näiteks ka tiimitööd ja kõike muud, et arendama oma noori, aga okei. Kõiki maailma mures ühe videoga ei päästa, me oleme jõudnud koopasse, maavarad maa all ja meil on vaja panna 2 tõrvikut ja kaevandada vähemalt 2 sütt. Kuna ei ole öeldud, kus on tõrvik ja kus on süsi, siis mina olen see ülimalt laisk, kuigi ma tean, et noored teevad. Mina olen see, et aseta tõrvik. Oota, me peame kõigepealt aru saama, kuhu poole ta liigub jälle. See liikumise asi on. Okei, ta liigub sinna. See ei ole hea, sinna ma ei taha. Näete, viskame käsu siit ära. Ma tahan, et ta hoopis pöörab paremale, purustab ploki, liigub edasi või teeme hoopis nii. Paneme see pööra paremale ja asetame tõrviku nii. Liigu edasi ja siis ma saan panna siia kordusesse, näete, et aseta tõrvik nii ja panna 2 korda. Ja vaatame, kas see toimib. See on nüüd tõeliselt laisa inimese versioon programmist, aga keegi nii. Okei, ma tegin vea, nagu te näete. Ma oleks pidanud vasakule pöörama. Nii, taastame. Pöörame, vaatame. Nii. Jah, 2 tõrvikut, 2 seda ja koodi on nii palju. Okei. Aga jälle siin noored teevad, see on selline hea tase, sinna võivad ise nuputada erinevaid viise, erinevaid asju, et see on nagu nii-öelda see kõige lihtsam, aga selle nad tavaliselt nuputavad ära, kuna nad ei kasuta siin kordust. Nii. Ma praegu vaatan, et mul on üks tase ikka helerohelise huvitav, miks ta ei ole. Nii, aga ärme praegu. Nii, sulalaavasse astumine on halb mõte. Väga õpetlik. Paigalda silla rajamiseks sillutise kivi ja kogu siis vähemalt 2 raudplokki. Nii, kõigepealt ma pean edasi liikuma. Siis ma pean asetama sillutise kivi vist, mitte munakivi, Okei, siin ei ole. Kas munakivi sobib? Äkki võtame lihtsalt kivi. Nii. Ja siis ma liigun uuesti 2 korda edasi. Ja siis ma pean 2 korda tegema sama asja. 2 korda teen nii, et ma purustan ploki ja liigun edasi. Nii, siin ma muidugi koodis väga Vaatame, kas on õigesti. Ma loodan, et te lahendate ka ise. See, et mina lahendan, see on nagu autojuhtimine kõrvalistujana õppida. Et tundub küll, kõik on selge, aga kui ise rooli lähed, siis ei ole enam üldse miski selge. Nii, vaatame, kas ma sain rohelise punkti ka siit kätte. Nii. Ja jälle on üks video, jätame selle vahele. Ma ütlen, te võite videoda. Mõne ploki all on peidus laava, mis tuleb edasi liikumist kinni katta. Siin on abikäsus kui. Lisa õigesse kohta, käsk liigu edasi, et neid blokke. Nii, nüüd enne me katsetasime see 3 korda on nii-öelda for tsükkel on programmeerimises. Nüüd meil on if põhimõtteliselt kui, siis, muidu. Kusjuures need on jumala loogilise mõtlemise alustalad, kui inimene oskab niimoodi mõelda nagu progemise algtööd, siis see lahendab ikka inimesel palju probleeme. Kusjuures ma ise ei ole progeja, kuigi ma nooruses käisin Neoreaalgümnaasiumis ja ma olen natukene õppinud ja ma olin ka Tartu Ülikoolis informaatikas, nii et ma natuke tean, kuigi ma koodi pole kirjutanud 20+ aastat. Aga see kõik on näiteks, kui ma ülikoolis teist korda käisin ja protsessijuhtimist, siis kogu see protsessijuhtimine, kogu see teenuse disain, kõik need fancy'd asjad on tegelikult sama algoritmiline mõtlemine, mis on basic progemine. See on samuti põhjus, miks ma ütlen, et me peaksime see basic progemisloogikat õpetama igale lapsele. See, kas ta saab hiljem progeja või saab tast moedisainer, ei ole absoluutselt vahet.
kuna see teadmine on talle hädavajalik, sama hädavajalik või isegi rohkem hädavajalikum kui meie see B-keel või mis, noh, taaskord ma lähen väga filosoofilistesse diskussioonidesse siin, aga okei, teeme programmi. Mõne ploki alla nii, vaatame, mis juhtub, kui ma lihtsalt käivitan. Alati, kui on mingi kood ja te ei tea, mis juhtub, siis kõige mõistlikum on teha algusest käivitada. Purusta plokk. Nii, aga miks ta käivitada ei taha? Ma olen vales ekraanis, vabandage, ma olen siin mitme. Nii, mis nüüd juhtub? Purusta plokk. Kui ees on... Nii, ja nüüd on vaja lihtsalt panna liigu edasi siia. Purusta plokk, kui on laava, siis asetan munakivi, kui ei ole, siis ei juhtu midagi. Siis liigub edasi, vaatame, kas nüüd toimib. Nii. Ja. Nii, ilusasti, vaat on laava, ei ole laava, ei aseta, ei ole, ei aseta, on, asetab. Nii, väga hea tehtud. Vaata, me oleme juba üsna kaugel, kuigi jah, ma ütlen, et proovige üksi, proovige korraks, vaadake kas või see video ära, aga siis proovige üksi, kui te olete kõik need nipid-trikid ära vaadanud. Et ärge nii tundi andma minge, et te näete ülesandeid esimest korda ja püüate neid lahendada esimest korda tunnis. Vot see on väga bad idea. Nii, nüüd lähevad asjad keeruliseks. Kogu 3 punast kivi, kuid ära kuku laavasse. Kasuta käsku kui, et panna sillutise kivid kõigi laavaaukude peale, mis sa avastad. Nii, punased kivid on siin, siin, siin. Ja mul on kõige mõistlikum teha tsükkel, kuna siin on astu edasi, lõhu kivi, kontrolli, kas on, mõtleme selle ja seda teha. Võtame kordus. Ma näen, et siin tuleb 3 korda sama. Nii, astun edasi, liigun edasi, sest see on, üks on selle jaoks, teine tsükkel on selle jaoks ja 3. on selle jaoks. Saab ka teha muidu muud moodi. Nii, nüüd on purusta plokk. Nii. Nüüd me ei tea, kas on laava või ei ole. Kui ees on laava, aseta munakivi. Nii. Kui ei ole, siis liigu edasi. Ja kui on, siis on munakivi, võib ka edasi liikuda ja pööra vasakule. Ja mina väidan, et see on kogu kood, kui teha kodeerimist optimaalselt. Nii. Aga mõtlen. Lõhub, paneb, oli laava, nii, nüüd pöörab, lõhub, ei olnud, ei pane, läheb, lõhub ja nüüd keerab. 4. tsüklit ei saaks teha, siis ta oleks otse laavas. Nii, okei. Lähme järgmise juurde. Nii. Midagi on kadunud. See tähendab, et ikkagi veebileht on aeglane, mul kodu internet. Samas võib-olla see, et ma teen praegu nii. Tubli töö, kogusid hulga ehitusmaterjali ja ehitasid tagasihoidliku maja. Nüüd pane kaardiservast oma maja ukseni rööpad. Okei, ma olen siin. Taaskord, kus ma olen näoga? Siin kunagi ei saa aru. Okei, näoga olen allapoole, seega esimene asi on see, et ma tahan pöörata paremale. Ja siis ma korraks kontrollin, kas ma nüüd lähen õiges. Jah, väga hea. Nii, okei. Nii, taastame olukorra. Nii, asetan rööbas, liigun edasi. Mitu korda ma seda tegema pean? 1, 2, asetasin rööpa, liigun edasi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 korda pean tegema. Nii. Võtame nii, aseta rööbas ja liigu edasi 6 ilus. Loodame, et YouTube'is ei ole. Võib-olla lindistab hästi mul siin lihtsalt adminis. Aga nagu öeldud, ütlesin kohe alguses, tuleb vabas vormis, nii nagu puusalt tulistan, nii. Liigun edasi, nüüd ma olen siin ei ole rööbas, pöörame
paremale. Aga nüüd tuleb täpselt sama tsükkel. Ehk siis ma saan teha veel ka kavalamini. Oota, jah, ma olen jälle. Nii, ma saan teha nii, et ma võtan selle korduse, panen, et ta teeks seda 2 korda. See on täiesti okei, kui te teete algusest pikemani. Mõtlen, esiteks mul on algoritmiline mõtlemine hea, ma olen õppinud erinevalt paljudest teistest nooruses progemist ja ma olen seda mängu teinud. Ehk ärge laske nüüd sellest morjendada, et teil tuleb pikem programm tõsiselt. See ongi harjutamise asi, et see on areng lihtsalt. Nii, vaatame, mis juhtub. Paneb. Nii. Ja nüüd. Nii, šallalla. Nii, ja see on minu teada viimane tase, kus on nii-öelda ehk 13 on viimane ja nüüd on jõudnud tublid noored, need kõige kiiremad teil siiani oota. Nii, palju õnne, oleme kõik õnnelikud, pidu ja nii. Ja näed, nüüd siin nad võivad teha ise, katsetada edasi. Siin on kõik need käsud, asjad, võivad mõelda. Julgustage, et las nad mõtlevad, aga enne peavad nad ära parandama oma kehvad koodid. Näed, kui sa vajutad selle helerohelise punkti peale, seda ärge nõudke nendelt, kes on nagu nii-öelda jõuavad tunni lõpuks napilt. Seda parandama oma koodi peavad need, kes kõigepealt suudavad kõik koodid ära teha. Nii, siin on hästi lihtne. Me teame, et mul oli üks liigu edasi plokk liiga palju. Nii. Seda viga ma tegin teadlikult ja seda ma tean. Palju põnevam on see, mis viga on mul see teine viga. Nii, okei. Võime jätka ka vajutada. Aga mis vea ma siin tegin? Mis vea ma siin tegin? Pööra paremale, liigu edasi. Kas ma oleks saanud kuidagi paremini teha? Oota. Mis mul on? Pööra vasakule, liigu edasi. Kas ma saaks nii? Pööra vasakule, liigu edasi, pööra paremale, liigu edasi, pööra vasakul. Mida ma siin saaksin teha paremini? Midagi mul on siin valesti. Aga oota, näita koodi. Ja siin ta näitab, et kui oleks seda koodi nii-öelda kirjutanud JavaScriptis, siis kuidas see asi oleks olnud. Ehk siis siit see progemine võib tunduda selline lihtne kastid ja muu, aga tegelikult progemine ongi nii, lihtsalt hiljem peab lohistamise asemel ise teksti kirjutama. Nii, juhised. Aga oot. Aga võib-olla see on teile välja nuputamiseks, miks ma siin. Okei, kui ma paneksin liigu edasi nii-öelda siia etteotsa ja võtaks siit ühe liigu edasi ära, sest ilmselgelt teda häirib üks üleliigne plokk siin. Näete, siin on 9 plokiga peaks asja ära tegema. Mul oli üks plokk, vaatame, kas ma suurendasin oma ekraani ja seetõttu on mul raskem siit lohistada. Nii, nüüd on mul 9, kas see toimib, kui ma panin liigu edasi. Nii. Tehtud. 9 plokiga lahendasin olukorra ära. Ehk siis kõik mummud on rohelised mul. Vot. Selline see asi nüüd oli. Otsime siia. Nii. Okei. Põhimõtteliselt ma panen selle video oma YouTube'i kanalisse. Kellel on küsimusi, võite YouTube'i all kommenteerida. Ma arvan, et lepime kokku, ma panen see video ka kool ja tehnoloogia Facebooki gruppi, kus all siis võib kommenteerida.
või tegelikult võib selle panna ka minu Facebookile, seal ma postitan vähe ja sealt on lihtne minu Facebooki profiililt Diana Poudel otsige ja seal all võite kommenteerida, küsida, kui te Youtube'is ei taha, mis on võib-olla avalikum. Ja mõtlen, minge tehke üks kooditund. Kõigepealt tehke see mäng ise läbi ja siis minge ja tehke üks kooditund, sest see on lahe. Jah, et kui on küsimusi, mõtteid, hea meelega aitan, mõtlen kaasa, aga tegelikult see Hour of Code'i asi on tehtud väga-väga lihtsaks ja see on super hea viis õpetada noortele väga palju kasulikke teadmisi väga lahedal mängulisel moel. Ma just mõtlen, et äkki peaks minema oma vennapojale tegema ka järgmise kooditunni. Vaatame, ma pean siis uue Minecrafti endale läbi mängima. Aga olgu, tänan tähelepanu eest, vabandan natukene kaootilise video eest, aga nagu öeldud, pole aega siin väga video editimisega tegeleda, nii et nii nagu tuli, nii läheb ka ülesse. Aga okidoki, tšau!